tuntud eestlast. Sprichst du Schweizerdeutsch? Schweizerdeutsch. 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 Sprichst du, jah? Jah, komplett. Eestlane Baselis Triinu Kivila on, kui ma sinuga kokku leppisin, ütlesin, et Vallisser Kanne on see koht, kuhu me peame tulema. Miks me siin istume? See on sellepärast, et see on üks vanimaid restorane aastast 1947 ja kus pakutakse just selliseid spetsiaalseid Šveitsi toite. Ja see oli esimene restoran, kus me Vanilla Ninjaga käisime siin Baselis Davidiga söömas. Meie muidugi ei teadnud, mis see juustu fondüü on. Ja see oli kõige esimene kord, kus me siin käisime. Hakkas sulle juustu fondüü siis meeldima? Hakkas mulle väga hästi meeldima. Mis sa teed siin Baselis? Kus sa üldse teadsid, et selline linn olemas on, sa elad siin? No Baseli peale tuli muidugi juba varem Vanilla Ninja ajal, kuna seal, kus me stuudios olime, see on Saksamaal siin piiri lähedal. Meie käisime siin shoppamas oma fotoshootingute jaoks või oli mingid meiki vaja või mida iganes, et me olime tihtipeale siin. Nad lasid meid siin välja, lasid meil, ma ei tea, 3-4 tundi siin olla, siis tulid meile jälle järgi. Need niimoodi võlusid Basel ära, et see on su kodulinn. Niimoodi võlusid, jah. Kaua sa oled elanud siin? 16 aastat. Päriselt, jah? Sa pole nii vanagi? 36. Jah, 20 tulin, jah. Praegusel ajal 20 aastat tagasi olid sina ka ju Kiievis. Kiievis, eks ju, Vanilla Ninjaga esindasid just midagi muud kui Šveitsi. Oled sa siis Šveitsis kuulus, et kui inimesed tulevad vastu, kõik ütlevad sulle cool vibes või? Ei, ei ole. Kusjuures nad ei oska nagu selle nägu ja lugu kokku panna. Aga kui ma neile selle loo ütlen või kellegi sellest teemast räägin, et teie olite neid või? Et siis nad küll nagu mäletavad tagasi, aga siis nad lähevad pilte vaatama, issand, see olid mustad juuksed, nad nii ära enam ei tunneks. No nii, siin on siis meie kuulsad Šveitsi rahvustoidud tõesti laual. See on siis rösti, siin all on siin riivitud, praetud kartuli, see kuulus raklettjuust. On tunda küll juustu lõhna tunda? On, ma ütlesin. Jah, on. See on väga tugev juustu lõhn, ma ütlesin nagu vanad sokid või pahaks teinud keedetud kaalikas, jah? Jah, on. Proovime siis seda. See on tegelikult vana Šveitsi rahvustoit ja talupoegade toit tegelikult. Talupoeg said teha ja ta on nagu sees pehme ja mahlane ja pealt see juust peaks natuke krõbe. Jah, täpselt nii ongi. Päris jõuline toit on see selles mõttes, et kui sa siin seda juustu ja fondüüd ja seda sööd, et ega siis sinu kehakaalu säilitamine ei ole lihtne selle. Ei ole. Aga vaata, siin on nüüd kõik kokku pandud. Tavaliselt, kui sa ise rakletit teed, siis ongi sellised pisikesed kartulid, mis on keedetud ja siis on sellised pisikesed pannid nagu mitme inimese jaoks, kus sa paned seda juustu nagu sisse sulama ja sa valad endale ise seda kartulit üle ja tavaliselt söödakse hapukurki sinna juurde, võid veel selle juustu peale näiteks seeni veel panna, mis siis ka nagu koos nagu praevad. See lõhnab tugevalt küll, aga ma juba tean, et see maitseb mulle. Tead? No proovi, anna teada, kuidas on. Väga hea. Tegelikult selle juustul seda sokimaitse süües kaob ära. Ta on selline intensiivne umami. Maitse umami on siis kirjeldatakse kui kanapuljongi maitset, selline, mis kõhtu täidab. Väga hea. Mis tööd sa teed siin? Mina töötan elukindlustustega. See tähendab seda, et kui sina nüüd kliendina soovid elukindlustust ja sa vormistad oma nagu selle ankeedi ära ja selle lepingu, siis mina kontrollin sinu lepingut, kas saab läbi või ei saa. No räägitakse, siin on ka muinasjutulised palgad. Ma ütleks, et palgad on küll muinasjutulised nagu enam-vähem, aga maksud on ka muinasjutulised. Et kui hakata siis nagu kokku liitma, mis maksab üür, mis maksab elekter ja nii edasi, et siis väga palju tegelikult üle ei jää. Mille poolest siis Šveitsi inimesed Eesti inimesed erinevad? Ma ütleks, et Eestis on palju avatumad, et Šveitsil on sellised väga konservatiivsed, vanamoodsed. Nad nagu ei taha, et keegi nendega räägiks, midagi küsiks või natukene ebasõbralikud ütleks. Ma isegi ema ütles seda, kui nad käisid, et teil on nii ebasõbralikud inimesed siin. Kuidas sa toime tuled? Siin tuleb nagu ise ennast nagu maksma panna.
ja ma arvan, et suure respekti saabki nagu sellelt, kui sa oled selle keele ära õppinud, et siis saad. No, kas Šveits ja Basel on nüüd sinu kodulinn ja sa siit ju lahkuda ei kavatse? Oled sa mõelnud mingi minutikese ka, et tuleks Eestisse tagasi? Ei, Eestisse tagasi läheks, ma arvan, aga kuskile mujale läheks küll. Aga mitte praegu hetkel. Ma arvan, et see oleks nagu teema siis, kui me juba natukene veel vanemad oleme, enne kui läheb pensioni aja peale, siis küll, aga ma ütleksin nagu, et tööd teha siin on väga hea ja sa elad siin väga hästi ja meditsiiniline tase on ka väga kõrge, et selles mõttes nagu väga-väga hästi, aga kindlasti eluks läheks siia küll, jah. Ja teine kuulus toit on siis see kuulus juustufondüü, mida siis Šveitsis pakutakse. See on ka rahvustoit tegelikult neile. On. Ta on ka tavaliselt nagu riivitud vormis ja siis hakatakse sulatama valge veini ja küüslaugu küüntega. Ja võib ka samamoodi lisandib panna, kas siis on seentega või on trühvliõliga näiteks veel sees. Nagu need sellised modernsemad versioonid juba. Aga seal söödakse just selle leivatükiga ja on selline traditsioon, et kelle see leivatükk sinna sisse jääb. Peab midagi tegema, jah? Siis sa pead maksma. Kogu arve maksma? Kogu arve maksma ja see on nagu traditsioon siin. On siis juhtunud ka suga sinna? On. Tõesti, jah? Ja oled maksnud kõik, jah? Olen kõike maksnud. Ega see Šveitsis ei ole sugugi lihtne. Mis see Šveitsi hinnad siin muidu üldiselt on, et räägitakse, et Šveits on üldse kõige kallim maa üldse, kus elada. On see siis väga ja väga kallis elamiseks? Võib-olla oli see selline vahe varem suurem paari aasta tagant, aga ma ütleks, et kui praegu hakata võrdlema näiteks neid hindasid, mida me praegu siis sööme, Eesti restorani hindade näiteks ei ole väga suur vahe tegelikult ja samamoodi, kui sa lähed ka neid asju ise kuskile supermarketisse ostma kuskile poodi, siis on täpselt samasuguseid hinnad. Isegi minu vanemad käisid siin ütlesid, et appid ei ole nagu sellist suurt vahet nagu arvatakse, et lihtsalt palgad on teised, maksud on teised, aga söögihinnad on, ma ütleks, nagu Eesti kohta lihtsalt liiga kõrged nende palkadega võrreldes. See fondüü maksis 49 eurot siis, aga me tellisime, see on küll 2 peale ports, et umbes 25 eurot siis nagu see nägu, aga tegelikult ma vaatan, et siin nagu tegelikult, kui seda kõike toitu vaadata, siis siin ikkagi on nagu pigem nagu 4 peale. Jaa, on. Aga proovime ära. Šveitsis on ju juustude valik niivõrd suur, et vali, mida tahad. Mis siis pannakse? Tead, sa võid tegelikult erinevalt neid ise kokku ka lasta miksida, aga see on ikkagi need juustud Alpidest. Ikka need, mis kõige rohkem lõhnavad, kõige tugeva maitsega. Ma arvan, et mulle see ka meeldib. Ma olen väga suur juustusõber, ma armastan juust. See paar otsa tuli panna, jah? No muidu ei saa ju see sai sinna sisse jääda ja siis tehakse nii. Ja siis niimoodi sööd. Päris tugeva maitsega on ta küll, jah. Tundub, et ta on selline leebe, aga seda küüslauk on siia kärutatud sisse ikka... Väga palju veini on sees. Seda võin öelda. Veini ja küüslauk on vist sisse kärutatud, et maitse on tal ülimalt... Ma tahan siis ka ühe... Kui tihti nad seda söövad siis? Kuule, see on väga lihtne, et see siia sisse ära kaob ju. On. Et ma mõtlesin, et seda ei saa juhtuda, aga see sapsab siit väga kergesti siit otsast ära. Ikka. Sa läheb ruttu või arve sinu juurde tuleb? Selline juustufondüü siis Šveitsi rahvustoit. Väga tugeva maitsega, ma ütlen, palju tugevam kui see rösti siin oli.